Inglismaa kuningannal on tegelikult absoluutne võim ja üks tema sõna ja sellest aitas, et tuli Brexit. Sellega oli see juba otsustatud. Kui öeldi, et Inglismaal tuleb Brexiti hääletamine, mina naersin ja ütlesin, juba otsustatud. Juba ongi selge, sest et kui see ei oleks olnud otsustatud, siis ei oleks seda hääletamist ka tehtud. Nii. Ja tänapäeva lääne demokraatias käib kõik asi niimoodi, et otsus on olemas, hääletamise ülesanne on anda ainult sellele otsusele legitiimsus. Ja seda me oleme nüüd 27 aastat ka siin näinud, et hüüa ainult demokraatia ja kohe pistetakse pea välja ja saadakse jälle nätakas ära, aga ei mõju. Ei mõju. Ikka jälle ja uuesti. Nii. Paraku niimoodi see on. Nii, et meil selle tõttu siis ei lasta rahvast valima presidenti ja mida meil põhjuseks tuuakse. Olete vist tähele pannud, kui korduvalt on poliitikud öelnud. Rahvas võib teha ebademokraatlikke otsuseid. Ja teise suupoolega räägime sellest, et demokraatia on rahva tahe. Nii. Kuidas siis saab rahvas üldse teha ebademokraatlikke otsuseid, kui demokraatia on rahva tahe? See on loogiline vastuolu, eks ole. Contradictio in adjecto, see on loogiline vastuolu ühe väite piirides. Nii. No. See ei tööta see asi. See on ju, kuidas saab inimesi viia nii kaugele, et nad enam ei tee esimese astme loogilisi järeldusi, rääkimata järgmistest astmetest. Et kui nii, siis järelikult. Nii. Ja praegu panete tähele lõpuks siiski paljud on seda ära märkinud siis, et kui see suur immigratsioonilepingule allkiri, et see ei tähenda mitte midagi, see ei kohusta mitte midagi. Milleks siis allkirja vaja on? No kuulge, see on ju selge, eks ole. See ei tähenda mitte midagi, eks ole. Kirjuta alla surmaotsusele, aga see ei tähenda midagi. No kuulge, mis toimub? Kui niisuguse labase valega tullakse välja, aga tähendab, arvatakse, et ega see lollikari niikuinii aru ei saa. Lepivad sellega, et see pole midagi, see on formaalsus, tühi formaalsus. Nii. See tuletab meelde seda muinasjuttu, kui Rätsep, kes nüüs hinge kuradile, mis see tühi 3 tilka verd siis on, ja sai imenõela, mis õmbles siis ja tegi talle hiilgava karjääri, sest et ta nõel ise õmbles kõik ülikonnad valmis ja aga siis tuli päev, kus tuldi hinge järele ja siis mees ehmatas ära. Nii. Aga nüüd anna hing. Ja siis muidugi toimusid asjad kurvalt. No kuulge, mis toimub? Kui niisuguse labase valega tullakse välja, aga tähendab, arvatakse, et ega see lollikari niikuinii aru ei saa.